Umbes kolmandik autodest Pekingis on taksod, õnneks. Taksod on väga odavad, 1 kilomeeter maksab mingi 3 krooni umbes, nii et isegi pikki otsi ja nii on täiesti võimalik. Ja tihti sõidetakse siis taksodega ja väga tõesti haruldaselt täpsed on meetrid, ühesõnaga meetrid on peal, loevad täpselt kilomeetrid, ma olen 10 kordi käinud lennujaama vahet ja mingid otsad, mida sa käid, nagu tõesti hinnavahe võib olla mingi kroon, 1,5 kõige rohkem, et sõltub sellest, kui kaua kuskil liikluses seistakse ummikus näiteks, et ülimalt täpsed on Pekingis taksod ja väga turvalised, et seal linnas on see asi nagu väga hästi tööle saadud. No siin on pilt sellisest kaasaegsemast või kaasaegsest Pekingist, nii nagu ta peatänavate ääres suures osas välja näeb. Et see on lihtsalt minu hommikune tee tööle, ma tulen siit pargi tagant 500–600 meetrit ja siis jalakäijate sillast siit üle ja sinna Euroopa Liidu delegatsiooni poole. Ja eks see Hiina pilt üha rohkem selline olema saab, tohutud ummikud, palju autosid ja ikka nagu massiivne selline kõrghoonete mets. Peking on veel selles mõttes pisut tagasihoidlikum, Shanghai, kus maailma kõige kõrgem hoone praegu üle 600 meetri näiteks, et need meie Tallinna, ma ei tea, mõned hotellid ja paar panka või mis seal on, midagi me ka pilvelõhkujateks nimetame, siis need on seal sellised poisikesed, siin need esimesed väikesed majad. Et sellised 200–300 meetrised hooned on täiesti tavalised asjad ühesõnaga Hiinas ja neid kerkib järjest juurde ja juurde. Suur juht ja õpetaja Mao Zedong, keelatud linn, algab siit tagant, kus kunagi keisrid elasid. Millegi pärast kommunistlikele režiimidele meeldib kangesti ma surnud juhte, mitte maha matta, vaid neid eksponeerida kõigile vaatamiseks. Siin on järjekord siis Mao Zedongi mausoleumi suvel tehtud pilt, nii nagu venelased näitavad jätkuvalt Leninit ja vietnamlased Ho Chi Minhi ja põhjakorealased Kim Il-senni, et nii on see ka Hiinas. Siin on nüüd pildid maakohast, Pingjaost, mingi 600–700 kilomeetrit Pekingist lääne poole. Ja suvel on tõesti palav Hiinas, paljud isegi Põhja-Hiinas, mingi 40 on täitsa tavaline. Ja kaunis jube on tegelikult suvel lipp sees ülikond sellest tööl käia, sest et tõesti niimoodi palli ihuga nagu need härrasmehed siin on palju mõnusam olla. Siin mõned templi pildid. Hiinlased on hakanud järjest rohkem jällegi nüüd, riik on muutunud liberaalsemaks, religiooni enam ei taunita, ka valitsuse tasandil niivõrd palju ja selline templis käik ja peredega käimine ja viirukite põletamine ja oma esiisade ja raha jõukuse eest palvetamine on üha tavalisem jälle, et selliseid vanu ja tõesti väga kihvte templeid leiab üle Hiina igalt poolt ja ka selline munkade koolkond on tagasi tulnud, et peaaegu kõik need hävitati kultuurirevolutsiooni käigus või siis sunniti neid tavaellu astuma, siis tänapäeval on munki jälle päris palju Hiinas. Sõitsime jalgratastega ringi, maisipõllud, üldse iga ruutsentimeetri Hiinat, mis on võimalik üles harida, on ka üles haritud, isegi Pekingi linnas näiteks. Nendes vaestemates agulirajoonides näed, et kuidas hoovides kasvatatakse maisi ja mingeid juurvilju, siis jäi millegi pärast silma, et maisipõldude sees on sellised kivid ja siis läksime vaatama, mis pagana kivid need sellised on, et 20 kilomeetri peal tõesti nagu tee ääres nagu juba 10 vähemalt sellist nägime, selgus, et need on hauakivid. Et kui põllumees suri, seal on nimi peal ja kuupäevad peal ja osad neist päris vanad, siis maetigi täpselt sinna sama selle, kus ta ära kukkus ja ära suri. Et ma ei ole kusagil mujal maailmas olles käinud, ma ei tea, peaaegu 100 riigis midagi sellistel kunagi näinud. Raha peale mängimine Hiinas väga populaarne. Seda mahjongi mängitakse raha peale siin, et daamid mängivad kaarti väga lärmakalt. Vaidlevad tihti. Mees tuleb töölt, labidas on kaasas, pikk päev on läbi. Ja siin hea pilt sellest, kui juba hakkab õhtul pisut hämaramaks minema. Et isegi väikelinnas, kusagil Pingjaos,
noh, rahvast hakkab tänavale kogunema, nagu kogu see poes käimine ja söömine ja selline asi seda tehakse üldiselt siis, kui on juba nagu päike looja läinud ja ei ole enam nii hullult palav. Ja noh, siit lihtsalt pilt illustreerimaks seda, nagu palju rahvast Hiinas on, et tänavad lähevad ikka päris tihedalt inimesi täis. Hiinlastele hirmsasti meeldib karaoket laulda ja kui sa oled neil külaline, siis no, ma laulda ei oska, aga no lihtsalt sunnitakse mikrofon kätte, et seal nagu ei ütlemise võimalus on nagu kaunis nullilähedane. Ja no siin ka lauldakse nagu näha isegi siis karaoke klubides, nagu öösel keegi palava ilmaga nagu vaeva mingite eriliste riietega ei näe, et selline palli ihuga isegi ööklubis käimine Hiinas täitsa tavaline. Turupildid, noh sellised vürtsid tõesti nagu juba lõhnade ja pildistamise pärast on nagu turgudel mõnus käia. Kauplema peab muidugi kõvasti, aga noh, väga huvitav, visuaalselt kaunid stseenid turgudel. Mul lapsed ei ela Hiinas, aga nad on juba mitu korda pikalt käinud ja tulevad jälle ja siis möödunud suvel, noh 6 aega olid nad ka seal ja siis käisime rannikul. On üks koht, kus suur müür on merre välja ehitatud ja seal lähedal on siis sellised, noh, rannast 3-4 kilomeetrit sellised väikesed linnakesed ja hästi mõnusad mereannid. Ja tõesti osad asjad, millel ei oska isegi nime anda, aga üüratult maitsvad. Ja siis need kõikvõimalikke delikatesse, kanapead ja pardipead on Hiinas väga populaarsed. Need muidugi mitte merest siis, aga näiteks siit pildi pealt, eks see on nagu tavaline lihtsalt tänava, restorani menüü, kõik asjad on värsked, siin need elukad kõik liigutavad alles, küll siin on molluskeid, küll siin on tigusid, küll siin on mingisuguseid clam on inglise keeles, ma ei oskagi öelda, sellised pehmed mingid mereelukad ja sellised vähkid ja krevettide vahepealsed asjad, krabid ja nii edasi ja nii edasi. Ja noh, paari minutiga kõik need küpsetatakse sulle valmis ja tõesti ääretult maitsev ja mõnus. Ja siis noh, niimoodi neid seal tänaval nauditakse. Väike laps, kes just sai pissiga hakkama, nagu te näete. Siin, kui ma ütlesin, Pekingis on tualetid ära klanitud, siis see on selline mõnus suvine prügimägi ja see on siin naine, tähendab see märk. Nüüd. Naiste tualett, tütar tuli välja, need on tõelised miiniväljad kõik seal ja parem on hinge kinni hoida, kui nii kõva kops on, aga tütar tuli sõna otsas välja öökides, et need on ikka päris karmid kohad seal, et selline üldine tualetikultuur on seal ikka päris karm. Siin on kohalik juuksur, millegipärast on väga moodsaks, väga moodne ka Pekingis, igal pool mujal, et juuksurid teevad endale kohutavad sellised mikrofonid pähe. Noh, mehed ja naised sama, et Hiina uus soengustiil on siin, mood. Keegi tahab aadressi, ma võin anda, et pere käi. Siin selline Hiina töölisklassi toit, nuudlisupp, paar tükki liha, natukene mingit Hiina kapsast või siis mingit spinatit näiteks ja lihtsalt nuudlid. Ja noh, isegi selliste suppide söömisel keegi lusikatega vaeva ei näe. Töölisklass, maksab mingi 2 krooni või 2,5 krooni üks portsjon näiteks. Ja noh, neid pulkadega noh, ka eriti nagu selles mõttes ei sööda, et nagu tõstetakse see kauss endale suu juurde ja lihtsalt pulkadega veel ülalt peale aidates niimoodi lihtsalt luristatakse endale see supp sisse. Ja ma ütlen, nagu 4 meest ma võin garanteerida, vähemalt 50 meetri kaugusele kostub see söömine ära, sest et noh, tõesti hirmus luristamine ja matsutamine käib selle juurde. Ja ma mõtlesin, et see noh, olles varem ka Hiinas olnud, ma mõtlesin, et järsku see on ainult mingi Hiina asi, et nagu süües peab kõva häält tegema, see ei ole nii. Koreas näiteks täpselt samamoodi või Jaapanis ka, et nagu hea toidu juurde käib see, et sa nagu sööd seda häälekalt. Ja noh, eriti neid suppe, sest et eriti nagu imed suhu endale põhimõtteliselt. Siin on üks pilt suurest müürist, siit all ongi rannik ja meri siin taga, et 5000 kilomeetrit seda müüri, siis mis juba üle 1000 aasta tagasi valmis.